Tere! Neljapäevased tervitused teile Trinity äriõiguse töögrupi poolt. Sellekuulses nõuandes räägime juhatuse liikme isiklikust vastutusest. Kui sageli räägitakse juhatuse liikme vastutusest selles võtmes, et millistel juhtudel võib juhatuse liige ettevõtte ees vastutada, siis täna räägime isiklikust vastutusest riigi ees ja just nimelt seonduvalt maksudega. Üldise reeglina ei vastuta juhatuse liige ettevõtte maksuvõla eest olukorras, kus see on tekkinud näiteks ebaõnnestunud äriplaani või ebaõnnestunud äriotsuste tulemusena. Küll aga juhatuse liige võib vastutada isiklikult maksuvõla eest olukorras, kus ta on teadlikult ja tahtlikult rikkunud maksude deklareerimise ja tasumise kohustust ning see on maksuvõla kaasa toonud. Ühes hiljutises lahendis tegeles Riigikohus kaasusega, kus juhatuse liige maksis osanikele välja dividende ja selle tulemusena ei olnud enam ettevõttel raha maksude tasumiseks. Kujutage nüüd ette, et te olete ettevõttes juhatuse liige. Ühest küljest on teid palganud osanikud, otsustanud välja maksta dividendi ja nõuavadki teilt, et makske dividendid välja. Teisest küljest on teie juhitaval ettevõttel maksuvõlg, mis vajab samuti tasumist. Kuidas käituda? Riigikohus leidis, et juhatuse liige peab igal üksikul juhul ise hindama, kas osanike otsused ja nende elluviimine on seaduslikud või mitte. Kui osanike otsuste elluviimine toob kaasa maksuvõla tekkimise ja sellega on teadlikult ühingu või siis ettevõtte majanduslikku seisundit halvendatud, võib juhatuse liige isiklikult maksuvõla eest vastutada ja selles kaasuses juhatuse liige ka maksuvõla eest isiklikult oma varaga vastutas. Kui teil on selle teema kohta küsimusi, võtke meiega julgesti ühendust ja seniks juhatuse liikmetele kindlat meelt ja kohtumiseni järgmisel kuul järgmises äriõigusnõuandes.